mõnus oli. Kes veel peole tulevad siis? Sofia ka? Ma ei tea, küsi Siimu käest järele, kas ta lubab. Mees, nende vahel on ammu kõik läbi juba. Jah, ja sina härra suhteekspert tead seda muidugi kõige paremini. Kuule, ma olen Sofiaga tükk aega suhelnud juba, ma tean ise ka. Ja äkki nad sellepärast polegi enam koos. Äkki nad sellepärast polegi koos enam. Ma tean ju, kas nad on koos või mitte. Sa ei usu mind, jah? Ei usu, jah. Nad ausalt ei ole koos, ma ei lööks iial Siimu naisele külge. Ja muidugi. Eelmis suve mäletad või? Rannamäe juttu. Ilus, mõnus tibi, aga sina, mida sina teed, lööd tõmmut üle. Mine metsa. Sul polnud temaga isegi lootust. Ja päris ja esmamulje jätsid mulle tookord paidu või? Sorry, noh. Kuule, mis kell su vanemad homme jõuavad? Vanemad või? Äkki oli mingi 4 paiku? Midagi sellist, pole täpselt kindel, aga... Okei. Aga võib ma jään sinu tööseks või? Ööseks, noh, vaba pleissi on, et miks mitte. Ma tavaliselt saadan sõbrad koju, aga... Tavai, thanks. Ma pakun sulle huvi, sa pakud mulle tule lähemale, mulle viska riide siina tulles sulle ära. Ega ma vajagi enam võissin kuigi asju vaja teha. Tšau! Tšau! Tule siia! Tšau! Astu edasi! Otse siit samast. Tule. See, tšau! Tšau! Tšau, mees. Sa olid enne siia pole. Tšau. Tšau. Roo! Just käisime Oh, toas ei suitsetata. Kunimaas pole lund veel ja hiline. Meil on tujud, mitte tunded. Ja tean, et saame samal ajal on mul meelitlen su hääl ja su telefoni number. Aga ütle mulle oma telefoni number. Mõistan, õhtu veel pikk on, siis siin on tundepuhang, emotsioonid tsüklen. Hei, kui kunimaas pole lund veel ja hiline on tund. Meil on tujud, mitte tunded. Ja tean, et homme samal ajal on mul meelitlen su hääl ja su telefoni number. Türa, tehke kiiresti. Oi! Oi, Siim! Noh, Sofiast tead küll enda. Ahhaa, okei. Aga võime edasi astuda. On see okei? Jaa, No tule. okei. Muidugi. Mis kell on? Ma ei tea. Jalka poolfinaal ka. Saame seda äkki sinu juures vaadata või? Tegelikult on nii, et mul tulevad vanemad koju täna. Aga Tomil peaks vaba place olema, et ei tea. Yeah. No vist ei ole päris esimene külaline täna või? Jah, Sofia ja Tom on ka siin. Tšau, Siim. Hei. Kuidas emaga? Jaa, kõik on hästi. Okei, Mark, su akupank on nüüd ilusti seal kapi peal ja et ma siis lähen. Oota, sa ei jäägi või? Ma lubasin emaga šopama minna. Aga
ma võin tunniks jääda küll. Äkki pakun krõbinaid või midagi? Jah. Ma ei saa aru, miks. Kas te ei saa aru, et teie vahel on kõik läbi? Ei taha mingeid arusaamatusi. Pane see lihtsalt see. Ma tunnen, et see kõik on juba üks väike arusaamatus. Mul on võtta luua. See, mis kuradi kirst see on? Thanks, man. Kui sa tuled tänava peal, siis sa nagu näed nagu sellist venda, sa ütled kohe, et see venda võib peda. See on nii ebareaalne. Nagu see, et inimesed arvavad, et nad suudavad mõrvaga puhtalt päästa. Alati saab varjata. Jah, ja Tom, mida sa laibaga peale hakkaks? Props tõmbaks mingi koti sisse ja mataks ära. Ma ostaks palju targem mingit hapet osta ja siis vend ära lahustada kuskil. Mu sa oled psycho ka. Kuule, ma jääks vähemalt vahele erinevalt sinust. No selles mõttes nagunii vahet ei ole, kui sa vahele jääd, vaatatakse, ostud üle ja... Kas Eesti meendid suudavad seda või? Ei, minu plaan on ikkagist kergem. Aga nagu, kui sa ostaksid nagu sularahaga või? No tegelikult see näeb Ma mõtlen ka. Kuule, aga see tüüp läheb praegu kinni, aga kas see nagu veits nagu ebaaus ei ole nagu selle tegelase suhtes on? No, et sinu arust nagu ei peaks mõrvarid vangis istuma. Ei, aga ma mõtlen nagu, et äkki tal oli lihtsalt nagu mingi kehv perekond, raha vähe, mingi vanem pealt alkohoolikat. Ta ei valinud sellist elu. Et ta nagu peaks praegu olema hambaarst ja sest kogemata sai temast nagu mõrva. Ei, ma ei mõtle nagu, või nagu see on kaina jaa, aga nagu... Minu arvates ta on ikkagi ise süüdi, aga võib-olla peaks kuskil haiglas olema värki, ma ei tea. No, ma mõtlen nagu, et mitte keegi ei sünni ju actually nagu pahana. Nagu keskkond on see, mis muudab inimest halvaks. See ei õigusta tapmist. Kuule, Tom, tead, nagu elu ei ole nii must ja valge, nagu sa praegu siin seletad, onju. Kui sellel tüübil oleks täpselt samamoodi valiks seal praegu, et ta hakkaks nagu... Et et nagu ma saan valida, ma olen rikkas peres, ta oleks samamoodi rikkas peres nagu sina. Aga äkki teate mängima hoopis Tekkinit? Ma mängin sinu vastu. Okei, Mark, ma ei tasu seda laga päris. Ma valin tegelikult. Aitäh, valigu tahad. See karv lihtsalt, see kaeg on meil mongol. See on juba Aitsa! Davai, rematch. Minugi polest, ne? Rematch ühe lisaga. Fuck it. Võitja saab auhinna endale. Tere, sa pelud kogu aeg seda mängu. Seda mängu täpselt sama palju kui sina. Aitäh! Küsi Reedilt venna hoidmise eest raha või midagi. Peti, ma oskan vähemalt tööd teha erinevalt sinust. Ma ei tea, mis sa teed. Käid lihtsalt gymmis oma lihaseid poleerimas iga päev. Anname 10 eurot sinna. Tegelikult te võiksite mingi 10 vintsa pärast äkki sätte võkata, sest vanemad jõuavad kohe. Tere, anname 10 eurot sinna. Fuck off! Mul hakkab pea valutanud. Sul on lihtsalt pohmell, ole vait. Oota, mis asja? Näed, võtame raha. Kus sa olid eile? Ma olin sõbrana juures. Teeme veena pela. Oota, mis te tegite? Mis asja? Jõime veini. Miks te valetate mulle? Siim, ma ei tahtnud arusaamatusi tekitada. Mis kuradi arusaamatusi? Siim, ma hoolin sinust, aga sa pead mu lahti laskma. Ja Tom, ma mõtlesin, me oleme sõbrad. Siin me olemegi sõbrad, lihtsalt sa pead aru saama, et Sofia ei ole su tüdruk enam. Kaua sa mulle valetanud oled, Sofia? Ma ei ole sulle valetanud. Mida see näitab? No ma saan aru küll, millest kogu asi on, miks te mind sinna peole ei lubanud. Me ei kutsunud sind siia peole sellepärast, et su pere on fucked up. Minu pere! Minu pere! Fucked up! Sorry. No, palun!
alustame reede õhtust. Vanemad rääkisid, et Tom oli viimati sinna tulnud. Jah, Tom oli tõepoolest minu juures. Peoliste sõnul oli suur pidu olnud seal. Vastab tõele? Mina seda küll suureks peoks ei peaks, sest meil polnud isegi inimesi. Aga rääkige, mis juhtus. Midagi ei juhtunudki. Rääkige, mis toimus. No otseselt midagi suurt ei toimunudki. Ma kutsusin sõbrad enda juurde, mängisime, vaatasime filmi, tantsisime ja siis läksime lahku. Mida vittu sa teed? Me peame helistama, kui ta võib elus olla. Tom on surnud. Ei tea seda teine. Tal pole fucking pulssi, ei ole fucking shit, et ma tahaks, et ta oleks elus. Ei, mina jään ju fucking süüdi. Kuradi õnnetus, türa, te tegid seda kõike minu majal, kui mina jään süüdi. Oot, ei, mina küll fucking süüdi. Sina alustasid seda, sina fucking keerasid selle käki kokku siin. Sina tapsid Tommi. Mina ei tapnud Tommi. Sina tulid ja lükkasid teda siin. Lihtsalt tunnistad selle õnnetusi, palun. Saab korda. Palun, Mark, me peame helistama, palun. Siim läheb tunnistab selle pasa politseile üles, et mina ei fucking võitleks selle kuradi lipu üle, noh. Tommi alustas. Ma ei ole süüdi. Tere, mina ei kavatse ka selle sita eest politseisse minna. Kui paljud teie juurde hommikuni jäid? Tom ja Sofia jäidki kahekesi minu juurde. Ja siis pärast tuli veel Siim ka. Olgu, te ju teate, et Tom on 4 päeva kadunud olnud. Me küsitlesime teisi peolisi ja täna küsitleme Siimu ja Sofiat. Kui kaua Tom teie juures oli? Kella 1-ni. Tal hakkas värsku kiire ja siis ta läks ära. Me jälitasime ta telefoni ja see oli kella 3-ni teie juures, siis see lülitus alles välja. Olete te kindel, et ta kell 1 lahkus? No ma ei tea, me ei vaadanud kella sellel ajal. See võis täiesti vabalt ka kell 3 olla, lihtsalt ma pole teda 4 päeva näinud ja me pidime veel sellel samal õhtul jalkat vaatama temaga, aga ta ei vastanud enam meie sõnumitele ega kõnedele. Me peame selle laivaga midagi ette võtma. Mina ei tule teile õigesti. Leidsin. Okei, väga hea, super, oota. Paneme jalgale sisse lihtsalt. Aga Kiiresti. ma ei leia seda üles ju. Mis me temaga teeme üldse? Pohhui, paneme sinna kirstu. Kirstu? Nagu elutuppa? No ma ei tea, me pole nagunii aasta aega seda avanud, nii et suva. Te jääte vahele sellega. Jää vait! Tahad ise vangi minna või? See peaks okei. Selle asja eest me läks niikuinii 3 aastaks. Eeldusel, et see oli õnnetus. Eeldusest see oli õnnetus. Küll meil on klappe ka vaja, see on liiga. Klappi. See on verine jah. Mees, sa oled mulle teene võlgu selle kõige eest nagu. Sellega me oleme sõbrad ju, nagu näiteks see kord, kui sa alkoga vahele jäid, ma võtsin selle enda peale. Shut the fuck up, no see ei ole küll mõrvaga praegu võrrelda. Mida fuck'i sa ajad? Nagu tere vähem, ma olen hea sõber, eks ole. Mark! Vanema! Tule. Seda aidata. Saab jah? Oi, mis siin toimub? Kus kass on? Miks hommikul Margi juurde läksite? Me pidime jalgpalli vaatama. Ja siis ma läksin hommikul sinna ja siis no Mark ja Sofia olid seal, aga nad magasid ja
ja edasi? edasi Tom ärkas üles, ütles, et tal on nagu hästi kiire kuskile ja ta peab ära minema. Nii et ta siis läks ära. Ja lõpuks me olime kolmekesti Margi juures nõnda aega veel. Kõik oli korras, midagi valesti ei olnud? Valesti, ei olnud valesti, no selles suhtes, et me leppisime kokku, et õhtul nagu saame kokku veel. Et nagu me rohkem ei rääkinud. Järgmine kord, kui te ühendust võtsite, oli alles õhtul? Jah, õhtul. Kuule, päris auto. Tegelikult sohvist nüüd kahju. Mida sa jääd? Ja pärast see kõik siin praegu juhtubki. Jaa, aga kahju on ikka ju. Ma ei tea, homme peaksime rääkima temaga veits. No ta jääme ju nüüd üles ega ju. Ma ei usu. Ei ole selline. Läheme. Fuck this shit. Markule. Vabandust. Nagu kõige eest. Ja Tomist ei kuulnud mitte midagi peale seda, kui ta lahkus? Ei ole. Me ei süüdista Tommi kadumises mitte kedagi. Te ei pea muretsema, te võite rahulikult rääkida. Aga te teate kindlasti, kui tõsine olukord on ja miks teie kaasustatav olete. Te olete viimane, kes seda nägi ja Siimu ja Margiga olete teda parimad sõbrad. See on lihtsalt hädavajalik protseduur. Aga info varjamine on tõsine kuritegu. Kas teie grupis oli tülisi ka või teate äkki kedagi, kellele Tom ei meeldinud? Räägi palun täpsemalt, mis juhtus laupäeva hommikul.